Nii, tere hommikust ja täna siis ärkasin ja selgus tuli mulle digilukku info, et olen koroona positiivne. Väga great success. It's very positive vibes. Yes. Hetkel ainsad sümptomid on siis nina on kinni, ühesõnaga nohu. Aga eks näis loodame, et hullemaks ei lähe. Ja siis me oleme nüüd 2 nädalat siin jõulude ajal täpselt oleme siin kodus. Ei saa kuskile minna, ei saa perega aega veeta, nii et väga masendav aasta. Aga tundub, et Roosile see meeldib. Ta on küll üli excited, et saab lihtsalt 2 nädalat jutti olla ema isaga kodus ilma mingisugused teised inimesed tema lähedale tuleks. Okay. Ühesõnaga, siis me tegime siin, või noh, Joanna tegi meile väikse sükse soissupesa, et saame siin telekat vaadata ja ühesõnaga aega veeta. Nii, koroona esimene päev ja lõuna on lausa mega hea. Hetkel ei saa kurta. Hetkel ei saa kurta, isegi Roosile meeldib. Näe vastu valgust vaadates, homset päeva ootates, vaikida võib selle. Nii, täna on teine päev koroonaviirusega kodus ja olukord on sama, mis eile. Nina nüüd on samad riided ka. Et eks näis. Laps ja naine on ka samad. Aga me tellisime nüüd ka jõuludeks toidu ära, nii et meil lähme kirikusse ilusti jõuludel, ehk siis vaatame kodus kirikut, siis mis me teeme? Teeme head toitu, siis meil on planeeritud perega see Zoomi keskkonnas teeme väikese jõulupeo ja siis, mis veel? Roosi avab kinke. Jah. Ega muud ei olegi, siin vaatame jooksvalt, et... Tšau! Vaat. Nii, täna on siis 3. päev COVID-19-ga ja siin on meil must pesu läheb varsti pesema, see ei ole siin niisama. Ja Joanna peseb nõusid, nagu ikka on köögis enamus. On vaja haiget inimest ju siin toetada. Ja Oliver on väga haige, minu ainukesed sümptomid on kannavalu. Joannal on koroonaga tuli siis kannavalu. Minul on ikka endiselt nohu väike, nina on kinni. Ja nii ongi, eks siis näis, täna on 23. detsember ja jõulud tulevad see aasta siis teisiti. 3. päeva lõunasöök on sama, mis 2. päeva õhtusöök. Ma ei tea, kas me sõime õhtuks seda. Homme on jõulud. Miks me kuusk välja on võetud? Mingis PlayStationit. Välli mängib ainult PlayStation terve päeva, muud ei tee. Roosi, vaata kuuse alla. Vaata seda telekat. Roosi vaatab siin on. Vaata alla. Vaata, mis siin all on. Roosi, vaata seda. Mis see on? See on sinu ratas. Ma veidab see kaunistus. Meri X-mas. Tegi seda nunnut nagu korraks. Just sellega ma rääkin. Häid juule, Roosi! Mine vaata. Sinu raid või? Sinu kingid on siin. Need on emme esimeened. Need on muidugi meile siin, jah. Kuule, Roosi, meeldib see. Oi. See on... Kuuse ehe või? Kas see on sinu selle aasta kuuse ehe või? Mis sa kätte või? Ütle aitäh! Aitäh! Oi, kui armas, aitäh! Siia maha ilusti. Kaneelimaitselises šokolaadis pommi asemel.
Njämmi piparkook valges šokolaadis. Ja täiega magusa kooma tuleb siit. Need on need kõige paremad šokolaadid üldse. Need on tõesti mega head kusjuures. Glögi. Alkovaba muidugi. Ja meie lemmik alkovaba šampus. Roosikaasid tulevad nüüd, kui ma neid söön. Mega head. Oi, kui ilus. See on vaatamiseks. Christmas is back. 5. päev koroona, ei ole 4. päev siis või? Et ühesõnaga olukord on sama, nohu on väike, aga väga ei ole. Magamisega raskusi. Ja täna on jõulud. Jah, täna on jõulud. Nii, meil käisid just päevapikud, just käisin õuest, võtsin ära siis ühe kinkekoti. Ja vaatame, mis me siit saime siis. Praasnik, jess, just on. Nii hea. Nii, võtame siis välja. Oliveri lemmikud, sipelgakoogid. Karulaugu kouda juust. Selle põhtel laua või? Brasnika, kirsiöögvein. Mina küll joon. Piparkoogi pallid, juhu. Ja muidugi sipelgakoog, mis on minu lemmik tõesti. Kuule, no mega ju. Need isegi kuupäev on ja. Kõik. See on jõulua. Ei taha. Tule vaata. Koos. Näed jõuluvana. Ise kõuta tegelikult jõuluvana võib lastel olla võrreldes tavainimesega. Kes see tuli? Kalli. Kes see on? Mis on? Jola on hirmus. On hirmus. Kalli. Lähme siis kaugemale natuke. Ta ei tule tuppa, ära muretse. Nii, jõuluvana käis ja tõi meil ühe suure paki, nii et hakkame nüüd Roosiga avama, aga tundub, et Roosit huvitab meikimistooted isegi natuke rohkem kui siin. Ma olen naine, jah. Roosi, teeme lahti. Nööbikarp, vaata. Ma ei tea, meil on igavesti need nööbikarbid, et see on nii armas mälestus. Mis siin on? No tule vaata. See põnev. Juhu, plaksu. Vau, ärme kohe kõige korraga muidugi lahti tee. Ananas, Oliveri lemmik. See on mulle, jaa. See on, vau. Häid jõule. Mis see on? Mulle või? Askorbiinhappem, ilmselt see on jah täiendav C-vitamiini allikas. Aitab ka seda immuunsüsteemi. Väga hea. Oi, kui ilusad armsale Roosile häid jõule, mamma Merle. Issu armas, vaata niimoodi lipsuga kinni pannud, nii nunnu. Kallid Joanna ja Oliver, õnnistatud pühi ning uut algat aastat soovib ema Merle, armastan teid väga. Väike Roosi, häid jõule ja palju kinke soovib vanema Maimu. Ja siit on ka see on Triinu poolt vist. Ilmselt küll, jah. Tekke siis järgmist. Mis siin on?
Need on lohud. Need on issi, et issi terveks saaks. Jaa, et teeme haigeks jääks. Ja et teeme haigeks jääks, jah. Tunnen, siin on tšekk. Ikka ilus. Armas Oliver, Joanna ja väike Roosi. Kui vaikselt lumehelbeid sajab ja õrnad kella helin kajab, siis tunned, kuidas küünlaleeks su hinge soojaks rõõmsaks teeb. Rahulikku jõuluaega, headest aastat, Niina, Tiinad ja Sain. No, aitäh. Ananassi komm, see on issi oma, ära seda näpi. Mina ei saa seda. That's my cup of tea. Jõulukaarte veel sellest on. Aha. Mis sa teed seal? Meiga ma saan nad lihtsalt lahti, kui vaata mingid... Ullala, mis sealt tuleb välja, kargab? Kes see on? Kust keha on? Ainult pea on või? Jah. Keha on ka. Vaata kui rõnnune, ma küsisin podisid. Vaata kui armsad. Ikka see ananassi tulitab ja tule, ei anna siia, minu oma. Vaata kui teed talle kalli või? Sissi katsub ka seda kiisut, oi kui mõnus pehme siia pea panna täpselt niimoodi. Teeme selle rongi ja teise asju vaatame veel jooksvalt täna, on ju. Just pean neid viskama, neid karpesi üksteise sisse ja siis saab mingi hetk need sinna. Need on head, kastid tegelikult on aega mõistlik alles, aga... Endiselt need on minu ananasid, aitäh! Väike söögi tegemise update, ka kook on valmis, juba jahtub külmas. Või tegelikult jahtus maha, nüüd ma pandi külma. Ja nüüd me teeme valgehallitusjuustu ja... mis need siis on? Pohnamoosiga sellised sööjakesi, hästi mõnusad ja lihtsalt teha. Siis kartulisaad, näiteks ma ütlesin, on juba valmis. Ja ma varsti kui võtan juuksed ära, Roosi mängib ja siis ei olegi midagi muud, hakkame varsti lauda katma ja... Vaatame, mis siin siis on, näed. Jah, mis seal külmas veel on. Siin on ootab... Roosile võib anda seda köögivilja püreele. Salatid, asjad üleval on vitamiinid. See on siin... Sotsasoola. Ühesõnaga. Ainult ühe sotsasoola pildis või? Jah. Mis kaks pidi? Mis pidi, meil on veel alkoholvaba sampust mahla. Ebanormaalne. Maitse vett saab veel teha. Aga ma nüüd lähen pesema. Mine, Roosi lihtsalt on tegevust nüüd. Roosi siin mängib nende uute mängu asjadega, mis ta siin sai. Jõuluvana tõi. Ja endiselt need on minu ananassid. Nii, vahepeal paar tundi hiljem. On kook valminud. See on siis geisha toorjuustu tort vaarikate... Palju õnne Jeesus sünnipäevaks. Ja valgete šokolaadipallidega. Ja Roosi siin vahepeal avab kogu aeg pakke. Me niimoodi vähe avame, et talle tegevust teida. Nüüd avasime talle kelgu siis, millega saab siin äkki uue aasta alguses. Kui lund tuleb kunagi sõitma minna. On nii või? Ühesõnaga juba söögid, ma saan aru, et hakkavad valmis saama. Siin on kartulisaladit, hakkan kokku sööma. Upallaa. Täna ju kõneleda ei oska. Jaa. Oh yeah. Nii, Roosi siin istub ja mängib. Laud on lookas, no veel lookas ei ole, aga on kaetud, üli ilus kõik. Võikame hästi. Mina sul kõrvitsed ka, jah. Seda ma teen purgi lahti ja panen või? Nüüd pannisin, jah. Ja siin on meil väike siuke pesakene, siin on meil kaminas on meil küünlad. Vaatame Karmeli koguduse teenistust samal ajal. Siin on muidugi minu lemmiknurk, eks ole. Teadagi miks. Ja kapi seest tahaks kõigepealt panna ju pleissa käima. Ja ei no, mis ma täna pleissat eile mängisin terve päeva, silm valus.
ja tuleb veel päris sööki, tuleb ka veel otsa veel. Tulebki kohe lauatama tuleb. Oi. Ollala. It's very nice. Kapsas, ma kohe olen päris jõuline lautu. Ütleme, me oleme ainult kahekesi täna, eks on Roosi ka, aga Roosi seda ei söö kõike siin, et. Täpselt on kell 5, saad aru või? Kuule, ma tegin ühe story. Hästi, halleluuja. Nii, siin me siis nüüd mõnusasti teeme ühe väikese söögi koos perega. Tegelikult kui aus olla, siis me oleme juba ära söönud. Siin on kõhud täis kõigil pirukad, snäkid, soetoid, sült. Sülti sõid või? Jaa, see ei ole hea sült üldse. Kapsas ei ole või? Roosil ka juba kõht täis, sõi ka siin midagi veel maas. Ja siis me teeme siin terve perega chati lehvitage, kes näeb. Tšau! See on nagu Roosi nägu või? Roosi magab. Meie vaatame telekat ja sööme kooki ja naudime veel 24. õhtut. Ja me näeme, tšau, võib-olla näeme, ja tervis on. Ja minul pole ikka midagi. Aga hommik, jõulujärgne hommik siin, eilsed ülejäägid, eks ole. Ja siis ingveri sidruni šot. Ingveri sidruni šot, nii et teeme siis. Terviseks. Terviseks, jah. Ja lõpetame päeva ja siis kohtub homme ja teeme jälle mingi beebipilt on siin telefonis. 6 last sündis eile, aga tervisetšekki teeme homme jälle, pai. Teine jõulupüha. Ja mina olen endiselt, nagu te näete, õrnalt nohus ja ka samas outfitis juba nädal aega natuke pealegi. Ja minul pole siiamaani midagi. Johanna on endiselt terve. Üritasin täna valetada, et mul on, aga ei õnnestunud ju see. Ja tellisime täna sushit, kuna jõulutoit saab otsa. ja kopp on ka ees. Peamegi täna nüüd sööma, tähendab tellima Selverit. Ullala, baby. Ullala. Ja kelle 6 hakkame. King of the Castle, King of the Castle. 9. päev. Täna on nohu hullem kui eile. No on natuke nina on nagu imelik. Palju ruttu siis. Ja ega muud ei ole midagi. Roossi vaatab Piipe ja Tutu. Ja meil on siiani kõik okei. Ja me tõstsime endal laua teistpidi vahelduseks. Ja ta siis oli niipidi. Nüüd on niipidi. Ja Roossi vaatab Piipe ja Tutu. Ja mina siis mõtlesin, ma koristan. Ja 28. detsember juba. On või? Mina olen 30 testi tegema ja kolmapäeval ülehomme. Kas ma pean homme helistama aja panema või? Kui mitte, ma võid täna helistada. Ja siis endiselt olen ma kroonas, eks ole siin. Endiselt on nohu. Täna natuke võtsin selle mentaliteedi, et ärkan ja üritan elus olla. Ma on nii või? Ütles väike roeline kolm. Täna on meil 29. detsember. Need siin Jonnal hakkab juba on 10 päeva juba tegelikult läbi. Ei ole, homme on 10. No aga tegelikult ei ole. No testi algusest, kui arvestab see ju. Ja minul on ka juba läbi ja hakkab nohu ka eksid ära minema. Tervist. Nii et siin me oleme olnud siin, täpsemalt siin toas.
Need 2 nädalat. Pea 10 päeva, ma ei tea, kuidas sinuga. No nii, tundub, et koroona on veel endiselt olemas meil. Täna on 29. detsember, eks ole, nagu ennist sai öeldud ja täna teeme sauna üle pika aja. On nii või? Ja siis sööme kartuliputru ja... Ja mis sul viga on? A mis on su probleem? Roosi kukkus täna mul kitarri näkku. Täna natuke silma all on näha väike. Muusikute probleemid jõi nii palju, et täis peaga kukkus. Piimast oli täis. Ja on nii või. Täna on 30. detsember ja meil on selline olukord, et me oleme vist kõik suht terved juba või? Yes. Oleme jah. Mis tähendab seda, et tegelikult minul on idee poolest viimane päev täna või noh, ma peaks täna testi tegema, aga ei viitsinud selle ajaga jännata, sest niikuinii mul kuskile minna ei ole. Et Olli pidi helistama perearstile küsima üldse, et kui ma testi teen, et kus ma selle aja saan panna. Homme on aasta viimane päev ja ma üritan makroone teha. Ma tegin koogi ka valmis, see on juba kapis. Kui Oliver teeb ukse lahti, siis seda on näha. Vaatame vahe. Oi. Väga hea. Homme näitame rohkem. Ja vaatame, kas makroonid tulevad ka välja. Joanna teeb makarone. Nagu Prantsusmaa president Macron. Vot siuksed lood siis täna. Üli segamini on kõik. Ja me peame veel olema mõned päevad karantiinis, aga mitte enam õnneks kaua. See aeg läheb ruttu. Nii et njam. Siin tulevad kas väga head makroonid või siis ilmselt ka väga hästi maitsevad pešeed, nii et... Jah, pešee on ka väga maitse. Pešoo on ka väga maitse. Tšau! Nii, täna on 31. detsember. Oh my god, ja siis siin on, et pane ööseks külmkappi. Appi. Ühesõnaga, täna on 31. detsember ja kaadriga alustame ikka köögis. Johanna on kogu aeg köögis. Mõttetu. Ma olen siin 2 tundi teinud vahvritainast ja siis ma avastan, et see peab veel 2-3 tundi kerkima, siis ma pean selle veel ööks panema. Ei lihtsalt. Ma teen selle valmis ja ma panen selle kohe masina vahele. Sa saad vähemalt oma pildi ikka kätte. Aga kui alt see ikka tulla saab tegelikult. Ma lõpp. Head vana aasta lõppu! Tule toppale tagasi või? Näitame siin, mis me teinud oleme. Ühesõnaga, täna on 31. detsember, veel on 2020 ja me hakkame, nii nagu me jõule tähistasime, peame me tähistama ka oma aastavahetust karantiinis kodus. Kedagi näha ei saa. Aga ei ole hullu, me proovime ikka teeselda nagu... Pidu. Me ei pea nagu teeslema, me teemegi peo. Me teemegi peo, meil on siin mõnus laud. Tegime lasanjet, paneme muusikat, tantsime, meil on säraküünleid, me paugutame jahka. Ja siis, mis see Roosi avastasid, et meil on pildid selmas. No selge. Nii ongi siis. Olli võib näidata siin natuke ringi. Kes sul läheb?
kuna Rossi ilutulestikku ei näe, kuna ta magab sel ajal juba, siis ma lähen põletan väikese säraküünlakna taga. No Rossi, sa pead ka minema vaatama. Jaa, aga tule pane kohe uks kinni, on ju. Kui udune on. Rossi, tule vaata. Vaatame nüüd üle Tõnis Niinemetsa intervjuu Ott Kivikasega. Oh, äge, Rossi, see on. Kas pole mitte äge või? Vau. Võimas. Nii, koogiaeg. Jee. Rossi, koogiaeg. Head vana aasta lõppu, Roosi magab, kell on 11:10 ja oli väga tore aasta, meil, ma ei tea, kui hästi meid kuulda on. Aga jaa. Tahaks magama minna täiega. Ma ei jaksa olla üle. Miks me magama ei lähe nagu? Sest et me ärkame kuni kell 00 paugutamise peale. Ma ei tea midagi, kui Vaitnus käib siis. Tahtsin otsida siin ühe kihvi. Mr. Bean. Siuksed paugud käivad, et kui nüüd Roosi ärkab, siis... No see on pigem imelik, kui Roosi ei ärka. Palun lõpetage ära see nii õudselt vali lapsed.